sul on ISEC-i kogemus, et kui sa võrdled nüüd seda, mida sa tegid ISEC-is ja mida sa teed praegu, et on need sarnased niisugused projektipõhised ärid või on midagi olemuslikult teistsugust? Ütleme, ISEC kui selline, ISEC ei ole äriline ettevõtmine. Väikselt ikka ju. No loomulikult ta on... Ikka pigem teenite raha, te ei põleta ju raha. Seda küll, absoluutselt. ISEC pakub teenust, aga see on, ütleme, mittetulunduslik filosoofia on selle taga ikkagi. ISEC-ist, mis tuleb, ISEC koolitab vale sõna, kasvatab, ütleme, siis ettevõtlikke inimesi. Need, kes ei kiru, et valitsus on loll ja nii edasi, vaid need, kes siis võtavad ise midagi ette. Et see paralleel, et mina ise ennast nagu, või kui ma ennast vaatan, siis eelkõige ma sain ISEC-ist selle, mille ma olen üle võtnud, just see ettevõtlikkus ja ise vastutuse võtmine mingisuguste asjade ees nagu. Et ja üldse maailmavaate kujunemine nagu väga palju, ma olin kokku 5 aastat ISEC-is ja sellest nagu 3 aastat juhtivatel positsioonidel. Ja see juhtimiskogemus näiteks, mis ma ISEC-is sain, et kui ma läksin näiteks Dubaist tööle sinna kinnisvara ärisse ja alguses nagu müügimehena ja ütleme, et me olime kõik võrdselt ja oli firma omanik, siis ma esimeste nädalatega tõusin esile kui liider ja võib-olla 1-2 pärast ma juba juhtisin seda müügitiimi kõike. Et see on nagu, ja need paljudel inimestel oli oluliselt rohkem nagu töökogemust selles vallas. Aga lihtsalt minul oli see ISEC-i eelis, et see on selline nagu pehmem pool, mitte nagu hard skill. Et ISEC-i ei õpeta sulle sellist tehnilisi oskusi väga palju, et see on rohkem iseloomu ja isikuomaduste kujundamine.